mina mäletan oma noorspõlvest, et mulle ka noortega, mulle meeldis tolla ka see kontseptsioon, et kuidagi koos oma inimestega teha, ja ma arvan, et see on noorte puhul hästi oluline ka, et ongi see sotsiaalne ühtekuuluvustunne ka, ja tegelikult täiskasvanud inimesed vanema seas samamoodi, tegelikult me tahame kuuluda kuskil, ühel või teisel viisil. Ma mäletan, ma olin ka hästi aktiivne just nagu õpilasesinduses koolis, küll esinduse president, asepresident, mingi sporditöökonna juht, tegid ajalehte, ma ei tea, koolilehte, kooliraadiot. Jah, no see huvi on alati olemas olnud. Väga paljud noored, nagu näiteks Gert on minu arust hea näide sellest, et kes võib-olla koolis, ma mõtlen äkki põhikoolis, gümnaasiumis võib-olla nagu nii aktiivne, äkki vaata, tundide väliselt ei ole, aga et just kooliväliselt see aktiivsus, et see on üks selline hästi hinnatud, tegelikult hästi oluline. Ja. Tihtipeale see tulebki tavaliselt esimesena. See kooli sees mine panustamine on suhteliselt vähestel, väike ring. Enamikel on väljapool kooli tahavad olla aktiivsemad, olgu nad läbi ettevõtluse ja mingi muude programmide. Jah, täiesti erinevad keskkonnad ka, et just läbi selle, just läbi siukse mitteformaalse keskkonna on tihtipeale see, kus väga paljud noored leiavad tegelikult oma selle... See on lihtsalt ennast avada, ma kujutan ette, või avaneda, et see formaat on palju nagu vastu võetama võib-olla ja mitte nii raamis. Just, täpselt. Mitte draam oleks halb, aga mõnel ei sobi. Jah, muidugi, täpselt, jah. Te tõite nagu näite, et te olete võtnud selle Hackatoni algse idee, mis on justkui nagu iduettevõtete alustamise mõtete rajatud oma ideoloogiline see maratoni brainstorm, siis ega seda ju, see on üli eluterve, me täna liigume ja mõne mõttes kasvame, areneme loomingulises mõttes selles kohta, et me võtame mingi mudeli, mis on tegelikult loodud ühe asja jaoks, aga me teeme seda nüüd teise asja jaoks. Ma alles hiljuti avastasin enda jaoks, et kõik teame kinnisvaramaaklerid, kõik koguvad endale korterid ja maju ridakaid ja siis nad tegelikult ju ei oma ühtegi neist, väga vähesed maaklerid omavad mõnda päriselt, enamus lihtsalt on vahendajad. Ehk siis kliendi maju ja kodus ja varasid nad vahendavad ja sealt teenivad siis vahendtasu. Alles hiljuti selle aasta alguses ma avastasin, et täna on ka automüügi ettevõtted, suurfirmad, me ei räägi nüüd esinduskauplustest, vaid nagu kes müüvad väga palju erinevaid mudeleid. Üks neist näiteks on Ferrati, kelle juures ma õnnestus ka paar kuud töötada, siis seal ma nägin, et nemad olid automaaklerid, ehk nad ei omanud ühtegi autot. Neil oli 150 autot enda portfellis, aga kõik on klientide autod. Nad esindasid kliendi autot Auto24 kaudu või mingi muude platvormide kaudu, tegid kõik asjad kliendi eest ära. Ja siis, kui auto läks müüki, siis ettevõtte sai vahendustasu selle auto müügi pealt. Ehk siis nad ei omanud auto portfelli, aga väga suur äri oli tegelikult. Ja seda mudelit saab kasutada väga mitmel tegelikult üldse nagu selles valdkonnas, et üks päev siin küsisin ChatGPT-d huvi pärast, kirjeldasin seda mudelit enne, see on annamune nagu out of the box ideid lihtsalt. Et kus saaks veel seda kasutada? Ja tuli üks hunnik geniaalset ideid tuli, aga üks, mis silma oli näiteks digitoodete müümise platvorm. Sa ei oma ühtegi digitoodet, aga sulle platvormi inimesed saab müüa oma kursusid, oma koolitusi, oma muusikat, oma videosi, oma filme, dokumentaale, sa oled vahendaja, sa viid kokku huvilise, kes tahab seda osta tarbida koolitust või videot ja sina lihtsalt võtad vahelt, sest sa manageerid platvormi ennast. Jälle, sa ei pea omama toodet ega teenust, vaid sa saad olla vahendaja. See on nii kihvt tegelikult võimalus. No Amazon on sama asi põhimõtteliselt eBay, sa ei oma toodet, vaid sa teed digital nii-öelda müüki. Sellise platvormi vist on ka nagu just hariduslike. Udemy tuleb meelde mulle näiteks. Ja Udemy on ka, jah. Mindvalley on üks tuntumad, aga Udemy võib-olla on nagu ka selles suunas. Mindvalley on hästi piiratud just nagu võib-olla hästi konkreetne, Udemy on hästi lai. Ma ei tea, kas te teate, kunagi oli siuke, me olime noored siis, me olime sinuga suht vanused, me olime nooremad sinuga, see oli, ma arvan, et üks võis olla meie gümnaasiumi lõpuaastal oli siuke organisatsioon nagu Sina, suured ideed noorte algatusel. See üle-eestiline väga suur projekt, mis tehti siis ka sellisel viisil, et tuldi kokku, 3, 4, 5 päeva rammiti täiega ideid, hullud palju noori, mingi 100 inimest, mentorid koos, värgid koos ja lõpuks siis valiti välja paar ideed, mis tehti valmis ja need rahastati ära mindi kohe ettevõtlusesse. Ja ma mäletan sealt, mul endal isiklikult noorena tekkis see huvi, et vau. Sest ma olin üks liige, mitte mentorina, aga just nagu sellele mul oli üks idee ja läksin kaasa ja hakkasime ehitama ja tegema ja jumala äge nagu see mõttes, et minu arust jumala kihvt, et noortele pakutakse üks võimalusi. Kas sa arvad, et see kogemus on ka olnud kuidagi nagu mõjutanud sind, et sa... Oota, mina küsin küsimusi. Ma tahaks teada, sest et nagu huvitavaks teada. Et kas sa andis sulle mingi tõuke? Ma arvan kindlasti ja ettevõtle suunas kindlasti. Ma ise nagu näen, et ma ei olnud koolis väga nagu see akadeemilise hariduse nagu huviline, ma olin üsna nagu 1, 2, 3-line ja mul tegelikult jäi gümnaasium pooleli lõpuks ja ma läksin tegelikult oma teed. Et aga mind tohutult paelus see, mis toimus väljapool kooli õppekava, kõik need õpilasesindus muud asjad ja siis veel väljapool kooli veel midagi juurde võtta, mingid huviringid, need sama mingid organisatsioonid või minna kuskile
ma ei tea, toimusid vahepeal need ettevõtluspäevad iga-aastased enne septembris. Ma lihtsalt panin koolist tunned poppi, võtsin paar sõpra kaasa, läksime terve võitluspäevale, kuulisime konverentsi. Tundus mulle nagu ülikihvt, mõtlesin, et palju adekvaatsem minu jaoks tol hetkel, ma ütleb koolisüsteem halb on, mulle ei sobinud sel hetkel see. See kindlasti mõjutab, ma arvan, aga ma arvan, et see tuleb indiviidilt juba tegelikult nagu ka kaasa üsna noores, kui sa suudad ära tabada selle, et see ei ole mina või et see olen mina. No seda on uuritud ka, et seal ei ole otsest korrelatsiooni nagu heade hinnete ja siis hiljem ettevõtluse vahel. Et tihtipeale on just nii, et võibolla need õpilased, kes jällegi see ei ole mingi reegel, aga et need õpilased, kes võibolla selles formaalhariduses natukene siplevad, et just hilisemas elus on nagu see, kus reaalselt see nende potentsiaal väljendub, kus nad hakkavadki tegema ettevõtlust ja hakkavad ettevõtjateks või on kuidagi muud moodi ettevõtlikud inimesed. Ma tahaks tulla noorte vajaduste juurde. Ma alustaks sinust, Gert. Mis on täna sinu vajadused? Ja küsimus võib olla väga mitmeti mõistetav, mis sa vajad? Aga räägime nagu võimalikust viisist, kuidas vaadata nagu enda arengut või enda tulevikuvisiooni vaata, et ma ei palju sa selle mõelnud oled. Liiga noored ei pea ennast ka sellega vaevama, aga natukene ikka olen mõelnud ja ma tahaks, et teie kaks siis kuulate ja saate vastu peegeldada oma mõtteid, mis teie arvate, mis tegelikult täna noorte suurimad probleemid ja vajadused ja väljakutsed on tänases ühiskonnas? Ma ei olegi väga mõelnud selle peale, sest iseenesest ma tunnen, et mul on nagu kõik olemas. Okei, materiaalsed vajadused, jah, rohkem vabadust, aga selles mõttes hariduse koha pealt ma olen üsna 4-5-line. Ma õpin, mul kogu aeg aju töötab, mis on nagu tänapäeval noorte koha pealt ma olen vaadanud, et nad kasutavad aju lihtsalt videote jaoks. Nad ei kasuta seda praktiliselt. Ja mul nagu otseselt, mul ei olegi vajadusi. Selles mõttes, et ma vist olen üks väheselt, kes võib öelda, et kõigil on vajadus riiete järele, une järele. Et need baasvajadused, need on vaja muidugi olla rahuldatud, aga selliseid erilisi vajadusi, materiaalseid vajadusi, ma ütleks, et mul väga ei oleks vaja neid, sest mul nagu selline tunne, et kõik on olemas. Mis teie spetsialistid, eksperdid arvate? Ma võin rääkida võib-olla natukene seda äkki just noorte vaatest on ja siis äkki Kätlin, sa võid rääkida just vabaühenduste ja kogukondade vaadet natukene, et mis on võib-olla nende see vajadus. Noored minu arust vajavad kohta, kus nad on teretulnud. Mis see tähendab teretulnud? Kohta, kus neil on hea ja turvaline olla ja kus nad saavad teha neid asju, mida nad teha tahavad. Nagu ma olen suurt noorsootöö usku inimene. Ma arvan, et noortekeskused on näiteks üli hea selline koht noorel, kus olla. Aga miks need paremad on, kui näiteks olla kodus või olla sõpradega kuskil hängida või kuuluda mingisse treenigruppi või miks need just paremad on? Kodu on kindlasti vist kõige parem või subjektiivne. Subjektiivne täpselt, et see on natuke juhtumipõhine, et oluline on see, et selles kohas, kus see noor on, et tal on seal turvaline olla, et ta tajub selgelt seda turvalisust. Kodu on selles mõttes peamine turvatsoon, aga need noortekeskused ja noorteüritused annavad noortele aimdus sellega, et avada ennast nagu välismaailma ja kui see tagasiside välismaailmast on positiivne, siis need noored tahavad edasi teha seda. Mis sa pead silmas positiivne tagasiside? Nagu osaled üritusel, üritus läheb hästi, sa tahad veel teha seda, sul on motivatsiooni. Aga kui sa viid läbi üritust ja üritus põhimõtteliselt failib, siis väga motivatsiooni ei ole rohkem teha üritust, et nagu noortega seotud tegevused, mida mina olen tähele pannud, on see, et mida aktiivsem, mida huvitavam, mida mitmekülgsem, mis sulle meeldib teha, seda sa just tahadki teha. Et nagu mida rohkem sa tahad kaasata inimesi, sa tahad paljude erinevate inimestega teha seda. Näiteks me viime läbi üritusi iga suvi ja ma saan suhelda erinevate inimestega, soomlastega. See aasta oli isegi slovakid ja tšehhid, et nagu noorte omavaheline suhtlus, mis on sellise positiivse vaatega või optimistliku vaatega, see annab palju rohkem motivatsiooni juurde ja see on nagu turvalisem ka.
No selle ma sealt vabaühenduste poole pealt võtaks kokku kui eneseteostuse vajadus. Ehk siis sa saadki oma kogukonnas näiteks, kus sa neid asju teed, ennast teostada. Sa saad katsetada, sul on seal olemas inimesed, kellega sa koos asja teed. Nad on sulle toeks, sa võid eksida, see on okei, sa õpid sellest ja sind lubatakse ka järgmine kord tulla. Et see eneseteostus, jah. See on nagu tasuta see on nagu tasuta arvutimängu mängimine, kus midagi halba juhtuda ei saa. Ja. Umbes nii. Et katsu läbi ja kui on pahasti, siis teeme järgmisel korral uuesti. Ehk siis sa ei ole selles olukorras üksinda. Sul on olemas see seljatagune, kes sind aitab ja annab nõu, et mis võib-olla oskab võib-olla sõnadesse panna selle, mis valesti läks. Jah, ma alustasin siuksest, selles mõttes sellest baasvajadusest, et kõigepealt see noor vajab nii-öelda nagu turvalist kohta, kus olla, aga tegelikult ka turvalist kohta, kus siis nii-öelda ennast teostada. Ja sellist, minu arust noor vajab ka tähenduslikku kontakti enda eluga tegelikult, et tähendus on miski, mis meid varustab, selles mõttes, et ta nagu tugevdab meid elu võib olla päris keerukas. Ta nagu ikkagi vahel viskab meid vasakule ja paremale. Aga et kui sul on mingi selline nii-öelda tähenduslik sisu, kui sul on need inimesed ja need kohad, need asjad, mida sa teed, mis nagu kuidagi loovad selle väärtust ja samal ajal pakuvad sulle ja teistele tähendust, et siis see on mingi selline asi, mis sind tugevdab sellise elu, erinevate eluraputuste suhtes. See erinevad eluraputused, ma võtan kinni sinu sellest Einar viimasest lausest ja Gert sinu sellest failimise näitest. Et kui sa korraldad ürituse või teed mingi projekti, mis failib, mis iganes hinnangul sa seda hindad või mis parameetrit järgu sa hindad, et ebaõnnestunud on, tegelikult ebaõnnestunud või õnnestunud on väga subjektiivne jälle, kuidas me mida vaatame või näha tahame. Aga räägime sellest näitest praegu, et me nimetame täna siis ebaõnnestunud ürituseks või ebaõnnestunud kogemuseks, siis see võib vaimsele tervisele päris tugevalt mõjuda ja mida ma ise nagu näen ja ma ei ütle, et sinul see on, aga ma kujutan, et paljud noortel on ja tegelikult palju ka täiskasvanud inimestel ka, aga mul enda samamoodi. Teinekord see failimine, mis võib olla tegelikult täiesti nagu siuke tühi asi, proovi uuesti, pole hullu, läheb paremini, äkki sihtgrupp oli vale, äkki oli vale meetokulus turundada, äkki oli vale aeg üldse ühiskonnas täna seda teha või maailmapildis selle ajajoonel nii-öelda, aga see võib mõjuda nagu nii rängalt, et inimene jätabki pooleli ja rohkem ei püüa. Aga mulle tundub tegelikult, et seda aitab, noortel aitaks võib-olla sellest hirmust või sellest ebameeldivast kogemusest emotsionaalselt ja vaimselt paremini üle saada siis, kui ta saaks aru, mis asi on distsipliin ja mis asi on järjepidevus. Sa ei saa teha kõik asju tõenäoliselt terve elu niimoodi, et kõik asjad õnnestuvad. Ma arvan, et sa kogendama elus, et vahel on nii, et läheb niimoodi, et all green on ja teinekord on lihtsalt all red on. Ja mingi hetk see pöördub lihtsalt ühel või teise suunas. Mis teie nagu selles osas arvate, et kui palju see üldse sellised ebaõnnestumised või õnnestumised noorte vaimsele tervisele täna mõjuvad ja kuidas võib-olla noor, aga võib-olla ka täitsa täiskasvanud inimene täna võiks vaadata seda olukorda selliselt, et okei, äkki ei olegi nii hull või et sitasti läks, aga saab uuesti proovida. Õnneks hariduses vist liigutakse ka aina enam selles suunas, et on selline kujundav hindamine, vaata nüüd, et aina vähem ja vähem pannakse lihtsalt mingi number sulle sinna. Ehk siis see hinne on kuidagi nii-öelda nagu, ta motiveerib, ta on sisukas, seal on mingi selline nii-öelda kirjeldus juures, sest et juba haridussüsteem tegelikult ka minu arust oma uuendustega suunab noori pigem võtma mingeid läbikukkumisi kui lihtsalt õppimiskohti. Ja see on peegeldava nagu funktsiooniga rohkem on ju. Jah, täpselt. Aga neid läbikukkumisi tuleb ette ikka, et ma olen kasvanud peres, kus on olnud hobused ja ratsutamine ja mina sain selle juba suhtelises varases eas, et kui sa alla kukud, siis kohe selga tagasi. Ratsutades on see, et kui sa kukud hobus sellest alla, siis tavaliselt treener ei lase sul nüüd tänaseks ära lõpetada, vaid ta sunnib su kohe selga tagasi. Sest muidu hiljem on hirm ja nagu sellises motivatsioon psühholoogilises perspektiivis on ka nii, et iga kord, kui me seisame inimestena, oleme me siis noored või täiskasvanud, kui me seisame silmitsi mingite selliste asjadega, mida me natuke kardame ja kui me ikkagi kas läheme sinna kohta või teeme selle esituse või töötame selle projekti kallal, mis siis, et see on hirmus, siis iga kord, kui me diilime millegagi, mille suhtes meil on hirm, siis me õpetame ise endale, et meie oleme suuremad kui see hirm. Ja samas ka vastupidi, et kui on miski, mida sa kardad ja siis sellest hirmust tulenevalt sa jätad selle asja tegemata,
siis sa tegelikult annad endale alateadliku signaali, et see asi, mida sa kartsid, oligi su hirmu väärt, et seda pidigi kartma, on ju. Ehk siis peamine on vist see ratsutamise näide, et kohe selga tagasi ja neid läbikukkumisi tuleb ikka. Mind ennast on kõige enam nagu taastanud järgmised eduelamused, et üks sõber mulle kunagi ütles väga hästi, et mitte et ei ole nii, et aeg parandab kõik haavad, aga et aja jooksul tehtud tegevused parandavad kõik haavad. Ja, et kõige paremini minu arust aitab eelmisest läbikukkumisest üle saada see, kui sa lihtsalt lähed edasi ja teed mingi järgmise asja. Haav parandab aja. Vastupidi võtmes. Ma olen nõus, et ma sulle enne saateväliselt ka ütlesin, Kätrin, sina ei kuulnud, et mul käib laps Emily koolis, mis on Tallinnas erakool, et ta on ka nagu, ütleme, võib-olla Montessori, Waldorfi, Kaia kooli 4-5 alternatiiv nii-öelda, et seal ei ole hindamissüsteemi tavalist, seal on ka tagasisidestus nii-öelda siis see, ma ei teagi, hinnanguline süsteem, peegeldamine ja kui sul ei ole see, et sul on 2 või midagi on 1, vaid sul on mis vajab rohkem tähelepanu, kus on see nõrk koht ja milles sa tegelikult oled tubli. Et see on nagu teistmoodi lähenemine ja mulle hullult nagu see meeldib, ma oleks tahtnud omal ajal tegelikult seda rohkem saada, sest et on aineid, milles ma hästi ei olnud pädev ja no ei olnud eriti nagu gift, kui sa pead ennast võrdlema nendega, kellel on võib-olla härra meil siin on näiteks 4-5-line, ja mina ei olnud reaalainetes üldse tugev, või on näiteks vastupidi, et sul on, pannakse nagu kõrvuti, kehane kasvatus on nagu selline näide, pannakse kõrvuti kõik lapsed ühele pedestaalile, hüppage kõik ühesuguse süsteemiga nüüd üle obuse või tõmbage lõuatõmbeid ühtemoodi või tüdrukutel on mingi, ma ei tea, kava akrobaatika seal ja siis hindame selle ühe nagu kehalise võimekuse, kes on võib-olla loodud tarvitustega tegema loomupäraselt ka, tema võimekuse pealt hindama ka teisi. Aga individuaalsus kuhu jääb, inimene tegelikult pingutab, inimene tegelikult teeb, aga seda ei arvestata. Mis sinu mõtted ka selle osas on? Ma sellest hirmust tahtsin natukene rääkida, et see hirm on tegelikult hea asi. Et see on selline positiivne käimalükkaja. Ehk siis see sama tugisüsteem on, et kui sul on see tugisüsteem selle selja taga, kes ütleb, et analüüsime läbi, vaatame, mis seal juhtus on ja siis see võib tegelikult just selle eduelamuse, mis sul pärast tuleb lihtsalt, ma ei tea, mingi 5 korrutada. Et mul endal on olnud näiteks, tuli see näide meelde, et erinevaid noori ja minu arust vabatahtlikena näiteks abiks, et ma korraldan seal suuri laatasid ja erinevaid sündmusi on ja, et mida ma olen märganud noorte puhul, et näiteks kõige suurem hirm, mis neil on helistada. Et ma ei tea, kuidas sinul on näiteks. Kas sa julged helistada võõrale inimesele? Ma tean täiskasvanuid, kes ei julge. Ja näiteks sellel samal kevadel mul oli 2 inimest, kes aitasid siis teha mulle korraldada laata ja ühel nendest ta oli tudeng, ta ütles, et ma ei suuda helistada inimesele. Et ma nagu, ja veel seda enam, et see läbikukkumine tunduski tema jaoks see, et ta helistab ja inimene ütleb talle ei näiteks. Ta pidi kutsuma näiteks, et meister tule laadal on ja kui ta sai selle ei, siis ta läks 3 nädalat aega, et ta julges uue kõne teha hoopis teisele inimesele. Ja kui ta lõpuks siis sai helistada, siis, ja see teine ka, Liisbet oli teine on ja siis ta ütles, et ta rääkis inimestega täpselt niimoodi, nagu ma ei saanud midagi aru, et tema üldse kardab seda nii-öelda ja kui meil oli laat tehtud, siis ta ütles, et tead mis, ma julgen võõrastel inimestele helistada, kas sa ei julgenud siis, et kust see nüüd tuli, et ei, et ma ei oleks enne võtnud isegi telefoni, et hambaarstile aeg panna, et see hirm nagu, kui sa selle ära murrad, siis see on tohutult suur asi tegelikult. Ja see annab nagu sellise poweri sulle, et sa nagu oled ükskõik milleks võimeline pärast. Gerdi, pole seda helistamishirmu? Ei. Kui ma tean, mis teemal vestlus on ja kui ma tean, et see inimene oskab sellel teemal vestelda, siis muidugi ma helistan. Jah, aga see on meil läbivalt olnud. Ja ma täitsa saan aru, sest ülalkorrusel istub mul üks täiskasvanud inimene, kes ei taha helistada. Ja ma saan täitsa aru tast, ma nagu mõistan seda, selles ma püüan mõista ja minul ei ole seda probleemi, aga ma sain kogeda seda nüüd, kui ma siin selle aasta alguses siis neid autosid müüsin. Minu päev koosnes külmadest kõnedest auto 24 alusel. Vaatan ilus auto, vastab parameetritele,
helistan. Mul ei ole probleemi suhelda inimestega niimoodi, aga rääkida teemal, mida ma ei valda, mille mul huvi tegelikult puudub, autod, on ju, täisvõhik. Ja rääkida selgelt niimoodi, et vastas on inimene, kes teab must 100 korda rohkem autodest kui mina, aga ma räägin niimoodi, et ta jääb mulje, et ma tean ka, mida ma räägin. Ja siis võõrad inimesed, et see rejection, vastu ära ütlemine, tegelikult on nagu ebameeldiv, tekitas minus ka pahatunnet. Ja oli ju hetki, kus ma tundsin, et ma ei taha helistada. Ma ei taha lihtsalt helistada, sest mul on nii suur vastik tunne, aga üle aitas minna sellest see, mis helistasin. Sest mida rohkem sa harjutud, seda rohkem lihtsamaks läks. Ma arvan iga asjaga, et kõik, mis on ebamugav ja võib-olla nagu raske ja võõras, mida rohkem seda tehes, seda lihtsamaks see tõenäoliselt läheb. Jah, ma usun, et on asju, mis võib-olla ei lähegi lihtsamaks, et on lihtsalt nii vastuvõetamatu sulle. No, siis kas proovi midagi uut lihtsalt. Proovi midagi muud ja leia see muu suund, et sa ei pea neid telefonikõned sinna nüüd sisse suruma. Et aga üldiselt on jah niimoodi, mida rohkem sa teed, seda lihtsamaks see läheb. Sest varem või see on tõenäosus mäng, varem või hiljem tuleb sulle siis telefoni rääkides tuleb see positiivne kogemus sealt. 10 ei ja 1 jah. Ja siis 1 jah on see mingi, yes, okei. Proovime veel, äkki veel 1 jah. Siis tuleb veel neid veel ja lõpuks on see, et 1 ei on nagu suva, 10 ei on ka suva juba. Et ma arvan, et see on lihtsalt repetition, korduste hetk. Ja tasub teha kindlasti neid asju, mida me kõik teame, et me tegema peaksime. Et üks asi, mida ma olen näinud kõrvalt ja mida ma olen ise kogenud ka, on see, et kui mingid asjad jäävad tegemata, siis nad ongi, ütleme, et ma kardan midagi teha ja siis ma väldin, tekib see vältiv käitumine ja siis mul on justkui nagu selline illusioon, et ma nüüd hetkeks siis puhkan nendest asjadest, aga tegelikult need on kuskil kuklas ikkagi kogu aeg. Ja nüüd, mul oli just tegelikult hiljuti selline periood, kus mul oli mega palju asju teha ja ma ei jõudnud kõiki asju tehtud. Ja siis vahel õhtuti, kui ma justkui nagu nii-öelda puhkasin, ega ma tegelikult ei puhanud ja praegu on asjad kõik väga hästi joone peal ja täna ma olin enda maakodus. Ja tegin tänased mingid asjad ära ja läksin korraks tooli istuma ja siis ma tundsin, et ma päriselt nüüd puhkan. Ehk siis, kui meil mingid asjad jäävad tegemata, siis tegelikult nad jäävad ikkagi kuskile see kukla taha, nagu, et kogu aeg ennast tuletab sulle meelde, aga et kui sa teed need asjad ära, siis ühest küljest sa muudad end julgemaks, sest et sa seisad silmitsi nende asjadega, mida sa kardad, aga teisalt sa muudad end ka kergemaks. Ja, vähemalt vaimses mõttes.